Püha oled sina, Issand, kõigeväeline Jumal, kes on ja kes oli ja kes tuleb. Kogu maailm on täis sinu au. Issand, sinul on suurus ja vägevus, ilu ja hiilgus ja au. Kiidetud olgu püha kolmainus Jumal, kes on jagamatu üks. Nõnda ütleb Issand, mina, Issand, see on minu nimi, mina olen esimene ja viimane ja ei ole muud Jumalat kui mina. Mina ei anna oma au teistele ega oma kiidetavust nikerdatud kujudele. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule. Pihimõtte aluseks kuuleme Jesaja raamatu 6. peatüki 3. salmi. Püha, püha, püha on vägede Issand, kõik maailm on täis tema au. Aamen. Armas kogudus, täna on Eesti sinimustvalge lipu pühitsemise aastapäev, aga täna on kolmainu püha, mis kõneleb Jumalast, kes on ennast ilmutanud kolmel moel: Isana, Pojana ja Püha Vaimuna. Jumal tegutseb meie juures loojana, lunastajana ja pühitsejana. Niimoodi need kolmekordsed püha ütlemised tuletavad meile meelde Jumala kolme ilmumiskuju, kolme viisi, kuidas tema ennast on meile tunda andnud. Kolmainu püha on ühtlasi ka usutunnistuse päev. Ka usutunnistus koosneb kolmest osast, kirjeldab Jumalat tema kolmel moel, kuidas me oleme võinud teda tundma õppida. Ja nagu teistelgi suurtel pühadel, nii tunnistame ka täna oma usku Nikaia usutunnistuse sõnadega, aga seda alles veidi aja pärast, mitte veel praegu. Kristlik kirik on kolmainu püha pidanud üle 1000 aasta, hiljemalt 10. sajandist saadik, ja alates 1334 aastal lepiti kokku, et seda peetakse nelipühale järgneval pühapäeval. Eelmine nädal oli nelipüha, siis täna on kolmainu püha. Ja piiblitekstid, mida me täna loeme, kõnelevad Jumala varjatud olemusest, mis ületab kogu inimese mõistmise. Ühest küljest on Jumal varjatud ja samal ajal avalikuks saanud. Ühest küljest pole Jumalat keegi näinud ja samal ajal on kõik maailm täis tema au, nagu kuulsime. Kuidas need kaks poolt kokku sobivad? Ilmselt samamoodi nagu see, et samal ajal on neid, kes Jumalat armastavad ja neid, kes temast ei hooli. Kust tuleb see erinevus? Erinevus on siin südames. Ma toon näite. Kui poes oleks nii palju turvakaameraid, et iga pisemgi suli kohe vahele jääks, siis võime arvata, et neid, kes üritaksid midagi näpata, praktiliselt ei leidu. No ei ole ju mõtet. Aga kui valvajaid üldse ei oleks, ka kassapidajat mitte, oleks ainult silt, et siia jätke raha, kui midagi võtate ja minge, siis ma usun, et jätkuvalt leidub neid, kes elavad ja käituvad ausalt, aga neid on vähem. Milles on siis vahe? Kui välised olukorrad muutuvad inimeste jaoks ju ühtemoodi, kas valvureid on või ei ole. See on kõigi nii ütelda poekülastajate jaoks ühtemoodi. Aga käitumine, see, kuidas inimene selles olukorras reageerib, on erinev. Järelikult vahe ei ole mitte nendes kaamerates, vahe on inimeses, selles, mis on tema südames.
Jumalasse uskumisega on samasugune lugu. Kui Jeesus tuleks täna siia politseivilkurite saatel, ma usun, oleks palju neid, kes tema ees kummardaks. Aga kui Jumal tuleb meie ellu justkui nähtamatult, varjatult, ka siis on jätkuvalt neid, kes elavad ausalt, kes jätkuvalt temasse usuvad, aga neid on pisut vähem. Nagu ongi näha, kui vaatame läbilõiget ühiskonnast, milles on siis erinevus. Jumal on varjatud kõigi jaoks ühtemoodi, avalikuks saanud ühtemoodi. Erinevus on inimese südames. Nüüd üsna varsti me alandume Jumala ette ja tunnistame oma patud, sest küsimus on selles, mis toimub meie südames. Kas seal on armastust Jumala vastu ja ligimese vastu? Kas võime olla nende hulgas, kes imetlevad Jumalat, kes kiidavad teda ja ülistavad, kuulutavad tema tegusid, kes hüüavad, et püha, püha, püha on vägede issand, kõik maailm on täis tema au? Või oleme rahul sellega, et vähemasti teised inimesed ei näe, mis minu südames toimub? Aga Jumal näeb ja tema üksi võib siin muutusi esile kutsuda. Jumal üksi võib meie südant uueks luua. Kui nüüd meie keskel on täna neid, kes tunnevad, et nendes enestes ei ole midagi, mille peale Jumala ees seistes loota, vaid kes ka täna loodavad üksnes Jumala halastusele, tema muutvale väele, need tunnistagu seda üheskoos nõnda üteldes. Kõige väeline Jumal, halastaja Isa, mina, vaene patune inimene, tunnistan sinule oma patud üles, mis mina mõtte, sõna ja teoga olen teinud ja millega mina sinu viha ja sinu nuhtluse ajalikult ja igavesti küll olen ära teeninud. Aga minul on nende pärast väga kahju ja mina kahetsen neid südamest ja palun sind sinu isaliku halastuse ja sinu armsa poja Jeesuse Kristuse, meie õnnistegija kibeda kannatamise ja surma pärast. Ole sa mulle patusele inimesele armuline ja halasta mu peale. Anna mulle andeks kõik minu patud ja anna mulle armust püha vaimu väge, et ma oma elu saaksin parandada. See on teie tõeline tunnistus ja palve, siis kinnitage seda üteldes jah. Selle teie tunnistuse peale kuulutan mina teile, kes te oma pattu kahetsete ja usus meie issanda Jeesuse Kristuse lunastustööle oma lootuse panete, kes te tahate oma patud maha jätta ja Jumala püha tahtmist mööda elada. Teile kuulutan mina kui kutsutud ja seatud Jumala sõna sulane Jumala armu ja mõistan teid issanda Jeesuse Kristuse käsul kõigist teie pattudest lahti Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Sind, me kummardame sind, me täname sind, me austame sind, me ülendame sind sinu suures aus, issand Jumal, taevane kuningas, kõige väeline Isa, Jeesus, Jumala ainusündinud poeg, sa kõige kõrgem ja sind, oh püha vaim, issand Jumal, sa Jumala tall, Isa poeg, kes kannad ära maailma patud, võta vastu meie palve.
kes sa istud Isa paremal käel, halasta meie peale, sest sina oled püha. Sina oled, Issand, Jeesus Kristus, püha vaimuga, Jumala Isa austuses. Issand, olgu teiega ja sinu vaimuga. Palugem. Igavene kolmainus Jumal, sina oled meid loonud, lunastanud ja pühitsenud, valgusta meid, et me sinu ära tunneme. Kinnita meie usku, kuni me sind kirkuses palgest palgesse näeme. Sind, kes sa, Isa ja Poeg ja Püha Vaim, üks tõeline Jumal, elad ja valitsed igavesti. Kuule kolmainu püha kogudus Jumala sõna Hiobi raamatu 37. peatüki salmidest 21–24. Kui nüüd ei nähta valgust, mis hiilgab pilvedes, siis puhub tuul ja toob selguse. Põhja poolt tuleb kuldne hiilgus, Jumala ümber on hirmuäratav aupaiste. Kõige vägevam, temani me ei jõua, tema on suur jõult ja rikas õigluselt, tema ei riku õigust. Seepärast peavad inimesed teda kartma, tema ei vaata kedagi, kes on enesemeelest tark. Aamen. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Ja edasi kuuleme apostel Pauluse kirjast Efesuse kogudusele 4. peatüki algusest 6 salmi. Apostel ütleb: mina, kes olen vang Kristuse pärast, kutsun teid üles elama selle kutsumise vääriliselt, millega te olete kutsutud, kogu alandlikkuse ja tasadusega, pika meelega, üksteist sallides armastuses ning olles usinad rahusideme kaudu pidama vaimu antud ühtsust. Üks ihu ja üks vaim, nagu te olete ka kutsutud üheks lootuseks oma kutsumise poolest. Üks Issand, üks usk, üks ristimine, üks Jumal ja kõikide Isa, kes on kõikide üle ja kõikide läbi ja kõikide sees. Aamen. See on Jumala sõna. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Ja me tunnistame oma püha ristiusku Nikaia usutunnistuse sõnadega üheskoos nõnda üteldes. Meie usume ühte ainsasse Jumalasse, kõigeväelisesse Isasse, taeva ja maa, kõige nähtava ja nähtamatu loojasse ja ühte ainsasse Issandasse, Jeesusesse Kristusesse, Jumala ainusündinud pojasse, kes Isast on sündinud enne kõiki aegu, Jumal Jumalast, valgus valgusest, tõeline Jumal tõelisest Jumalast, sündinud, mitte loodud,
olemuselt ühtne Isaga, kelle läbi kõik on loodud, kes on meie inimeste pärast ning meie õndsuseks alla tulnud taevast ning lihaks saanud püha vaimu läbi neitsi Maarjast ja inimeseks saanud, Pontius Pilatuse ajal ka meie eest risti löödud, kannatanud ja maha maetud ning 3. päeval üles tõusnud pühade kirjade järgi ja üles läinud taeva, istub Isa paremal käel ja tuleb taas kirkuses kohut mõistma elavate ja surnute üle. Tema riigile ei tule otsa. Meie usume pühasse vaimusse, issandasse ja elavaks tegijasse, kes lähtub Isast ja Pojast, keda Isa ja Pojaga üheskoos kummardatakse ja austatakse, kes on rääkinud prohvetite kaudu. Meie usume ühte ainust püha, kristlikku ja apostlikku kirikut, meie tunnistame üht ainust ristimist pattude andeks andmiseks ja ootame surnute ülestõusmist ning tulevase ajastu elu.
teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt. Jutluse aluseks kuuleme tänase pühapäeva evangeeliumi Johannese 15. peatüki algusest 10 salmi. Jeesus ütleb, mina olen tõeline viinapuu ja mu isa on aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära ja iga ühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Jääge minusse ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus ei suuda te midagi teha. Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ning see sünnib teile. Selles on minu isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks. Nõnda nagu isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse. Kui teie peate minu käske, siis te jääte minu armastusse. Nõnda nagu mina olen pidanud oma isa käske ja jään tema armastusse. Aamen. Jeesus ütleb, jääge minusse. Järelikult neid, kes on Jeesuse leidnud, on rohkem kui neid, kes temasse jäävad. Ja küllap me näeme seda ise ka, et neid, kes Jeesuse vastu huvi tunnevad, kes ristiusust lugu peavad, neid on palju rohkem kui neid, kes ustavaks jäävad, kes usus püsima jäävad ja nõnda viimaks ka õndsaks saavad. Kui Jumal ütleks täna näiteks, et sina või sina salgad minu ja jätad mu ühel päeval maha, ma ei usuks seda ilmaski. Kui ta ütleks, mida vana kuri meid tulevikus tegema paneb, ütlema, arvama või mõtlema paneb, see tunduks võimatu. Sest see, kes me oleme, tundub meile iseenesest mõista, kaasa arvatud usus püsimine. Ja kui me täna oleme Jeesuse küljes, tema koguduse osaduses, siis ometi peab Jeesus ütlema, jääge minusse. Miks on tal seda tarvis öelda? Inimene mõtleb ju kergesti, et ma olen, kes ma olen ja ise usun, mida ma usun, ma ise. Oh ei, vaimulikus võitluses võime püsima jääda ainult nii palju, kui oleme kokku seotud Jeesuse Kristusega. Ka kuivanud oks on teinekord puu küljes päris kõvasti kinni. See tuleb sealt kirve või saega eemaldada ja seda teeb aednik. Jeesus on tõeline viinapuu ja tema isa on aednik. Oks, mis ei kanna vilja, võib olla küll puu küljes, aga kui see miski, mis tüve kaudu toob elu okstesse, on kuhugi kadunud, see elav side on katkenud, siis see oks kuivab ja kaotab oma mõtte. Väljast vaadates me ju ei näe, kuidas mahlad puu sees voolavad. Nii on ka inimese usk, südame asi, kõrvalseisjad seda ei näe, aga usu tagajärgi me näeme. Kui puumahlad enam oksani ei jõua, siis närtsivad lehed ja pudeneb koor ja oks kuivab. Kuni tuleb aednik, eemaldab selle kuivanud oksapuu küljest, heidab tulle. Nõnda kirjeldab Jeesus inimese olukorda, kes on küll Jeesuse leidnud, kes on pealtnäha koguduse küljes, aga kelle süda on elu andjast eemaldunud, keda Jeesuse sõnad ei pane liikuma, kelle argipäeva need ei puuduta. Varem või hiljem viib üks nähtamatu jõud ta kogudusest eemale, mis edasi saab, seda juba kuulsime.
Mul on seda täna kerge rääkida, sest kõik, kes on leidnud tee siia koguduse keskele, võivad pisut kergendatult ohata. Meil on mingi side Jumala rahva tema sõnaga säilinud, miski jõud on meid siia täna kokku toonud, midagi on, mis meid elus hoiab. Aga nagu ma ütlesin, kui see elav osadus Jumalaga katkeb, mõnda aega võib ka väline külg inertsist edasi kesta. Väliselt võib inimene veel välja paista kristlasena, kuigi süda on juba maailma meelsusega kaasa läinud. Nii me siiski ei saa keegi teisele silmaga peale vaadates otsustada, milline on tema südame olukord, see lihtsalt ei paista kohe välja. Isegi lõikelilled püsivad kaunina veel mõnda aega, olgu küll, et surmaotsus on juba tehtud. Hea on, kui see teeb meid ettevaatlikuks vaimulike asjade suhtes, sest vaimulikes asjades tuleb olla tähelepanelik, et hingevaenlane ei saaks meid eksitada, kavalusega Jumala sõnast eemale viia. Ta ei saa seda tagasiljalt teha, kui me ristitud inimesed oleme, aga ta saab meie uudishimu ära kasutada, kavalusega meid ühele ja teisele poole kallutada. Selleks on hea teinekord tagasi vaadata, kus oleme olnud, kuhu oleme välja jõudnud, millist teed on käinud eelmiste põlvkondade usklikud. Kui meil oleks lauluraamatus praegu see laul Anna mul vana aja usku, siis võiksime seda ju kohe laulda. Seal on sõnad, et seda omas minu armas ema, seda omas minu armas isa, seda omas Paulus ja ka Siilas. Anna mul vana aja usku. Need on head sõnad sellepärast, et ainult käesoleva hetke melus viibides me ei pruugi aru saada, milline on meie olukord või kuhu oleme teel. Ainult ühe punkti järgi ei ole võimalik määrata suunda. Selleks, et suunda ära tunda, on vaja vähemalt 2 punkti. Näiteks mineviku ja oleviku võrdlemine võib kõneleda midagi meile tulevikust. Jälgides oma usuelu arengut võime kas rõõmustada või kurvastada, sõltuvalt sellest, kuhu suund näitab meid liikuvat. Jeesus ütleb, jääge minusse. Minust lahus ei suuda te midagi teha. No kuidas nii? No kas natuke ikka ju suudab? Või kuidas? Võib-olla mitte nii palju, aga no midagi ikka. Ei, täpsustab Jeesus, mitte midagi. Ilma Jeesuseta oleme tühi koht, ümmargune null. Ainult praalida suudame ilma Jeesuseta ja hukka minna oskame ilma temata. Tegelikult ei suuda me ilma Jeesuseta isegi usus püsima jääda, sest maailma vaim on salakaval ja hingevaenlasel on iga inimese jaoks omad püünised valmis pandud. Ma nimetan siin ainult mõned, näiteks, kes on uudishimulik, selle jaoks on olemas nõidus, ennustamine, palju üleloomulikke teadmisi, kaardid justkui kõnelevad, aga tegelikult ei ole need ju kaardid, mis kõnelevad. Kõneleja ise eelistab varjule jääda, vähemalt peidab ära oma saba ja sarved või veel parem, võtab endale mõne ilusa kuju, mõne armsa inimese või lahkunud sugulase kuju või kasutab tema häält, siis ei maksa ju arvata, et kui selgelt nägija mõne surnud tuttava häälega kõneleb, et kõneleks hääle omanik, hoopis kurat ise teeb oma trikke. Ja üldse on õige mitte nende asjadega tegeleda, mitte selliste posimiste või selgelt nägijate juurde minna, see on ju ainult lõksuks uudishimulikele. Aga kui kellelegi meeldib olla midagi positiivset, näiteks tervislik, kellele meeldib võimelda, siis on kohe valmis pandud sellised idamaised filosoofiad, mille kohta kinnitatakse, et ega selles ju midagi halba ei saa olla. Aga kahjuks ei vii eksootilisena tunduvad vaimsused Jeesuse poole, vaid temast eemale. Ohtusid on veel. Näiteks, kes on auahne, selle jaoks on olemas salaühingud, väga põnev ju. Kes on töökad, neid pimestatakse raha ja edukusega. Õnn on, kui elus tuleb ette vahel tagasilööke, mis meid suuremast õnnetusest välja rebivad. Kes on laisad, neid uimastavad alkohol, mõnuained, meelemürgid. Isegi muide usklike jaoks on sarvilised omad lõksud üles pandud. Usklikele pakutakse veel vägevamat usku, vägevamat vaimu, suuremat pühendumist ja tunnet, et kusagil on ikka veel üks parem kogudus olemas.
ja kes tahab maailma parandada, no selle jaoks on uusi teooriaid, nii et nagu A-varres tuleb, mida kõike tuleks ellu viia, et maailm võiks olla õnnelik, turvaline, hooliv, õiged sõnad, aga kas nende teostamise vahendiks on Jeesuse sõnad? Kas see tuleb kooskõlas Jumala vaimuga? Seda tuleb küsida, sest Jeesus ütleb, minust lahus ei suuda te ju midagi, ükskõik kui õilsad eesmärgid ka ei oleks. Ja ei suudagi. Küll on inimkond üritanud midagi head teha, ilma Jumalata ei ole see võimalik. Vanakuri on küll vaimuvaene, aga inimesed pole ka tihti targemad, kui nad ühte lugu tema vanade valede õnge lähevad. Paulus ütleb teises kirjas korintlastele, ja see ei ole ime, sest saatan ise moondab ennast valguse ingliks. No mis saaks olla veel ilusam kui valguse ingel, õilsam. Aga siis küsimegi, kas see valguse ingel juhib meie elu Jeesuse juurde? Kas see liidab meid tema külge või paneb hoopis kahtlema tema sõnades, arvustamas tema sõnu ja kahtlema tema sõnade kirjapaneku ehtsuses? Jeesus ütleb, jääge minusse. Maailm üritab meid Jeesusest eemale kiskuda ja see juhtub siis, kui meie elav osadus Jeesusega on katkenud. Kuidas seda siis teha? Kuidas jääda Jeesusesse? Vilja kandmine on juba Jeesusesse jäämise tagajärg, aga kuidas Jeesusesse jääda? Kuuldud kirjakohas mainib Jeesus, et kui ta räägib temasse jäämisest, ta mainib eraldi tema sõnasse jäämist ja tema käskude pidamist. Tõepoolest, kuidas saakski keegi jääda Jeesusesse, kui ta tema sõnad kõrvale heidaks? Samuti ei saaks Jeesuse sõnad jääda meisse, kui me ei peaks pühaks tema käske, kui me ei püüaks neid pidada. Sest kui me Jeesust pühaks peame, siis on ju iseenesest mõista ka tema sõnad ja korraldused, mida ta oma sõna kaudu meile annab, meile selleks kalliks kingituseks, mida järgides võime osa saada elust ja kadumatusest ja vilja kanda. Loomulikult me ei saa õndsaks oma tegudest, aga olla ühenduses Jeesusega on selline südame hoiak, mis ei vii meid temast eemale ega tema sõnadest ega tema käskudest, vaid mis hoiab meid Jeesusega selles nähtamatus elavas osaduses. Viljad on juba tagajärg. Kuulsime Jeesuse sõna, ta ütleb, teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Järelikult Jumala sõnal on selline puhastav jõud. See võib meid teinekord valusalt kõrvetada nagu sool, mis satub haava peale, kuid mis ometi seda puhastab. Jeesus ütleb, et iga oksa minu küljes, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks vilja rohkem. Ka puhastamine käib ju kääridega. Kuid see on meile vajalik, sest see toob esile meie elu vilja. Ent Jumala sõnal on mitte ainult meie kuulmiseelt, meelt ja mõtlemisvõimet puudutav tähendus, vaid Jumala sõna mõju avaldub enne kõike vaimulikus maailmas. Muidugi pole see mingi maagia, kuid kindlasti on Jeesuse sõna erilisem mis tahes teisest sõnast. Juba evangeeliumides tunnistatakse, et Jeesus õpetas nagu see, kellel on meelevald. Ja kellel on meelevald, selle sõnal on ka jõud, vägi, meelevald. Nii nagu me meie isa palve lõpus ütleme, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au. Nii kõneleb Jeesus. Tal on meelevald nii nähtava kui nähtamatu maailma üle. Ja Jeesusesse jäämist kirjeldab huvitava nurga alt ka veel järgmine lause. Ta ütleb, kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ning see sünnib teile. Kõrvalt vaatajale kõlavad need sõnad nagu lotovõit. Mõte läheb kohe tööle, et mida kõike ma võiksin nüüd kokku soovida. Aga ei, selles lauses oli tingimus. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge.
Ehk siis kõigepealt jääge Jeesusesse, kõigepealt mõtelge Jeesusele, imetlege Jumala suurust ja väge, tundke ära tema surma ja ülestõusmise tähendus ja teate, te märkate, siis muutub ka teie palve. See, mida me enne igatsesime ja palusime, võib korraga nii tühine tunduda, me palume hoopis teisi asju. Võime ka oma elu jooksul märgata, kuidas meie soovid, tahtmised on muutunud. Võib-olla väike poisike unistab asjadest, mis teda teiste kaaslaste silmis kuidagi esile tõstaks. Hiljem ei saa ta ise ka aru, milleks seda kõike vaja oli. Vahel tehakse elus suuri pingutusi millegi nimel, mis tagantjärgi tundub tühine või lausa mõttetu. Aga Jumal näeb kaugemale, tema hoiab meie hinge. Ja kui me suudame jääda Jeesusesse, tema sõnasse, kui tema sõnad jäävad meie südamesse, mitte lihtsalt mõistusesse, vaid südamesse, siis me vaatame ka maailma hoopis teise pilguga, rahulikuma, kindlama pilguga. Siis vaatame maailmale nii ütelda Jeesuse silme läbi ja arusaadav, et siis me ka palume asju, mis palutakse Jeesuse silme läbi. Palume seda, mida Jumal tahab meile anda. Kui oleme ära tundnud, mis on elus tõeliselt väärtuslik ja me seda igatseme, siis Jumal annab seda rõõmuga meile. Ta on kogu aeg tahtnud meile anda parimat, isegi kui me sellest ise alati ei pruugi aru saada. See, mida Jumal meile annab ja mida ta meis ja meie kaudu teeb, on nii suur, et kõik muu ongi selle kõrval mitte midagi. Jah, Jeesusest lahus ei suuda me midagi teha, sest muuhulgas see välistab inimeste omavahelise kadeduse. Kõik, mida me suudame teha, on Jumalast, ka töökad käed, terve mõistus, see on Jumala and ja veel enam vaimulik tarkus, milleks olla siis kade, kui võime hoopis tänada Jumalat kõikide nende andide pärast, mida ta ühele ja teisele inimesele on andnud. Ja veel ütleb Jeesus, jääge minu armastusse. Kohe järgneb ka selgitus, et see seisneb Jeesuse käskude pidamises. Vahel arvatakse, et armastus seisneb endast hästi arvamises, ligimesele kõige jaoks loa andmises, aga ka Jeesuse armastusse jäämine tähendab tema sõna järgimist praktilisel moel, ehk siis tema käskude pidamist. Ja selles on Jeesus ise meile eeskujuks. Ta ütleb, nõnda nagu mina olen pidanud oma isa käske ja jään tema armastusse, niimoodi tuleb meil Jeesust järgida. Ta ootab seda meilt ja ütleb, jääge minu armastusse. Ja tegelikult on see rõõm püsida temas, kes on meid juba enne armastanud, meie heaks kõik teinud ja aitab ka täna meid, kes me seda igatseme, temasse ja tema armastusse jääda. Aamen. Teatada, et lõppenud nädala jooksul on siin kirikus ristitud Jeesuse Kristuse külge liidetud 6-kuune Henari Elimar Lehtla. Surma läbi on lahkunud ning on maetud Salme Seber 97 aasta vanuses, Toomas Müülberg 57 aasta vanuses, Vaike Rikka 87 aasta vanuses, Jüri Kõiv 70 aasta vanuses,
Arvo Senkel 72 aasta vanuses, Väino Rüster 79 aasta vanuses, Hele-Mall Lüütsepp 85 aasta vanuses, Vilma Raamat 73 aasta vanuses ja Arno Anijalg 77 aasta vanuses. Kuid me mõtleme täna ka nendele, kes on juba varem siit ajast igavikku kutsutud, kelle võitlused on lõpule jõudnud. Me mälestame Mart Järvelaidi, kellel on homme 10. surma aastapäev ja kuu aja pärast 88. sünniaastapäev. Teda mälestavad lesk ja lapsed peredega. Ja kõigile lahkunutele mõeldes me tõuseme ja palvetame. Suur Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim, me täname sind, kes sa oled eluandja, kes sa kutsud meid, kes sa oled teinud kõik, et me võiksime sind tunda, sind armastada, sinu küljes püsida, sinu külge jääda. Hoia nüüd kõiki neid, keda nimetasime. Lase neil jõuda usust nägemisse ja osa saada kõigest, mis sa oma kogudusele valmis oled pannud. Palun katta kinni, mis on puudu jäänud ja kustuta nende vead, et nad võiksid pärida rahu, rõõmu ja õndsuse. Aga issand, palun tröösti kõiki leinajaid, lohuta kurbi, kinnita usku, et püsiksime sinus ja võiksime kord koos oma armsatega sind näha, kiita ja austada igavesti. Aamen. Ja lahkunute mälestuseks, leinavate südamete kinnituseks laulame laulus 171 esimese salmi B5-il, seal, kus taevas isa kodu, eluase õndsatel. Apostel ütleb, me ju teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, on meil elamu Jumala käest, kätteta tehtud igavene hoone taevas. Aamen. Kui Jumal lubab ja elame, siis ikka igal pühapäeval algusega kell 10 on siin Tartu Pauluse kirikus jumalateenistus, kaetud on armulaud, nii ka täna. Palvelaulu ajal on meil võimalik kokku panna oma ohvriand Jumala riigi töö heaks. Jumalal on hea meel rõõmsast andjast. Täna on meie koguduse keskelt umbes 60 inimest siit praegu puudu, sellepärast, et nad on pühapäeva koolilaagris Põltsamaal. Nii et ka abiõpetaja Marek Roots on hetkel seal. Nädalavahetus on kestnud ja täna veel jätkub pühapäeva koolilaager. Pühapäeva kool ise jätkub meil sügisel, nii et kõik lapsed on sinna oodatud, aga praegu on suvevaheaeg. Piiskop Joel on täna Otepääl, kus väga pidulikult tähistatakse Eesti sinimustvalge lipu esmapühitsemise aastapäeva. Nädala sees neljapäeval kell 5:30 on teseepalvus all krüptisaalis. Kes otsis kuukirja, täna võiks ta ju olla, aga nädal aega hiljem ta siiski tuleb. Juulis-augustis kuukirja ilmu, aga nüüd juunis järgmisel pühapäeval siiski tuleb, siis me saame ka pühapäeva koolilaagri kohta väikese ülevaate seal anda. Ja suvine leerikool algab meil 12. juunil, nii et sinna on veel nädal aega, homme veel ei hakka. Veel nädal aega hiljem, esmaspäev 12. juuni õhtul kell 6, siis on tunnid esmaspäev ja kolmapäev ja leeri õnnistamine on 9. juulil. Nii et kes suve jooksul tahaksid saada
koguduse täisõiguslikuks liikmeks, olgu siis keskkoolinoored või pensioniikka jõudnud inimesed, kes veel leeris ei ole käinud, tere tulemast! Sealt veel nädal edasi, 18. juuni on meil kell 1 päeval surnuaiapüha Pauluse surnuaias Võru tänaval, sinna veel mitu nädalat, 2 nädalat aega. Ja veel kaugemale vaadates juulikuus, keset suve, 13. 16. juulini, neljapäevast pühapäevani, on kiriku noortepäevad Pilistveres. Nii et Eestimaa peaaegu et keskpunktis, üle Eesti kõik noored on oodatud, nii need, kes täna kuulevad siin kirikus või raadio kaudu, 13–16 juuli saab internetist registreeruda, tulla kohale, maru hea seltskond tuleb kokku, nii et see on tore koht, kus eakaaslastega koos Jumalat tänada, paluda, kiita, ülistada. Ja rahu Jumal ise pühitsegu meid läbi ja läbi, et kõik, mis meil on, vaim, hing ja ihu, saaksid hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tagasitulemiseni. Aamen. Tahtsin veel tänusõnad ütelda, meil on külas Tartu Maarja kogudusõpetaja Timo Svetko, kes on paljudele tuttav, teenib meil kaasa, suur tänu Alli Seljavõile, kes on oreli taga, ja suur tänu kõigile, kes on ühel ja teisel moel oma osa andnud. Nüüd aga istume, laulame palvelaulu number 355.
püha, püha, püha oled sina, vägede issand, kõik maa on täis sinu au. Ole kiidetud sa, igavene, kõige väeline Jumal, kes sa oma olemuse, mida keegi ei ole ära suutnud tunda, oled meile ilmutanud ning oled pööranud ennast meie poole armus ja halastuses. Ole kiidetud sina, issand Jumal, taevane isa, kes sa oled kõik loonud, kõike ülal pead ja valitsed, kes sa isaliku armastusega meie eest hoolitsed, meid kaitsed ja juhatad ja taevaliku kutsumise võiduanni poole saadad. Ole kiidetud sina, issand Jeesus Kristus, isa igavene poeg, maailma õnnistegija ning lunastaja, kes sa inimeseks said, et meie viletsus enda peale võtta, ristil meie ees surra ja meile igavene see elu uks avada. Sa oled meid enesele ostnud ja meile meelevalla andnud saada Jumala lasteks. Ole kiidetud sina, issand Jumal, püha vaim, kes sa isast ja pojast lähtud ja ikka tuled meid Jumala sõnaga valgustama, sakramendi läbi pühitsema, usku meie südames põlema süütama ja taevase päranduse pandiks olema. Ole kiidetud sina, igavene kolmainus Jumal, isa, poeg ja püha vaim, kes sa kõik oled meie heaks teinud ja meile lõpmata suurt armu osutanud. Issand Jumal, me täname sind. Palume sind, sina suur, imeline Jumal, võta armuga vastu meie kiituse laulud ja palved ning pühitse nad enesele meelepäraseks ohvriks. Hoia meid kõiki oma jumaliku sõna õndsaks tegevas tões, et igal ajal alandliku usuga sellesse jääme. Anna ka, et selle usu vägi tõesti meie elus avalikuks saaks ja me sind alati sõna kuulmises, õiguses ja pühitsuses teenime. Issand, kuule meid. Issand, õnnista meie kirikut ja kogudusi ja kõiki, kes sind teenivad sõna kuulutades ja sinu riiki ehitades. Me palume, et nad sind, igavest kolmainust Jumalat, alati rõõmsa südame ja suuga tunnistaksid. Issand, hoia meie maad ja rahvast, halasta meie peale, anna valitsusele tarka südant, õilsaid mõtteid, häid nõuandjaid ja julgust sinu tahet ellu viia. Ole armuga kõigi ligi, kes abi vajavad. Issand, me palume sinu kätte ühe 9-aastase poisi, kes on liiklusõnnetusesse sattunud, on peatraumaga haiglas. Issand, paranda teda, hoia kõiki tema lähedasi. Hoia neid ihu ja hinge poolest, tee ta terveks ja kingi talle elu, mis austab sinu nime. Issand, õnnista ka kõiki, kes tema pärast palvetavad. Issand, me palume sind, tule kõigi meie murede juures meie juurde. Kanna hoolt vaeste eest, lohuta kurbi, neid, kes on mures ja ahastuses, kinnita nõtru. Ole meie ligi, kui oleme kiusatuses, kui kuri tahab meid ahvatleda sinust eemale. Hoia, et me jääksime sinusse ja sinu armastusse, et me ei heidaks meelt ega kalduks õigelt teelt kõrvale. Sina, kõige väeline Jumal, palun aita meid. Anna meile sinu armutäiusest armu peale, et seda võtame nii kaua, kui siin maa peal elame ja kui aeg täis saab, siis tule. Issand Jeesus, sa vägev surma äravõitja ning õnnistegija, aita meid rahus lahkuda, ülestõusmise päeval rõõmuga üles tõusta ja sinuga igavesse taevariiki minna, kus sind sa kiidetud kolmainus Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim, täielikus valguses, palgest palgesse näeme, armastame, kiidame ja austame igavesti. O Jeesus Krist,
kõigeväeline Isa, igavene Jumal, igal ajal ja kõigis paigus täname Jeesuse Kristuse, oma Issanda läbi, kelle pärast sina meie peale armu heidad, meie patud meile andeks annad ja igavest õndsust ootad. Sellepärast laulame kõikide inglite ja taevaväe hulkadega sinu au nimele kiituse laulu. Sind, halastaja taevane Isa, õnnista seda püha söömaaega kõigile, kes siia sinu lauale kokku tulevad, leivast söövad ja karikast joovad ja sellega sinu poja ihu ja verd tema tõotuse kohaselt vastu võtavad. Meie Issand Jeesus Kristus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja andis oma jüngritele ning ütles, võtke sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse, seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis tema ka karika pärast õhtusöömaaega, tänas, andis neile ja ütles, võtke, jooge kõik sealt seest, see karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattude andeks andmiseks. Seda tehke iga kord, kui te sellest joote minu mälestuseks. Ja Jeesuse nimel meie palume. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast. Sest sinu päralt on riik ja vägi ja iga kord, kui te sellest leivast sööte ja sellest karikast joote, te kuulutate meie Issanda Jeesuse Kristuse surma seni, kuni tema tuleb. Issanda rahu olgu ja jäägu teie kõikidega. Ja Issand ütleb, tulge, sest kõik on ju valmis.
Jeesus ütleb, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Aamen.
Jeesus ütleb, kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna ja minu isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde. Jeesuse Kristuse ihu ja veri, need hoidku ja kinnitagu sind õiges usus igaveseks ja õndsaks eluks. Ja Jumala hea ja armuline vaim saatku sind su elu tasasele teerajale. Aamen. Tänagem Issandat, sest tema on hea. Halleluuja. Ja tema elus kestab igavesti. Halleluuja. Issand Jumal, Isa, Poeg ja Püha Vaim, me palume sind, õnnista meile oma sõna ja kallis sakramenti, mille me oleme täna jälle vastu võtnud, et me elavas usus sinusse jääksime ja sina oma armuga meisse jääksid, kuni me sinu igavesse taevariiki jõuame, sinna, kus me sind, sa kiidetud kolmainus Jumal, austame, kiidame ja kummardame igavesti. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku paista oma pale